tulemast taas kord on 3. mai, on Tehnovaade 34 ja mina olen Marko. Ja mina olen Heigo ja tänane saade on eriline. Väga eriline. Tänane päev on eriline. Täna on 3. mai, hommikul oli 3 kraadi sooja. Meil on 33. saade täna üles läinud, 34. salvestub. Ja lõpuks ometi. Ja jõuslehekülg on välja. Tere tulemast tehnovaade.eu. On igal juhul alanud meie jaoks, ma arvan, uus ajastu. Jah. Uus järgmine etapp Tehnovaates. Ehk siis... Meil on nüüd isegi vinged e-mailid. Meil on nüüd vinged e-mailid. Nüüd alates tänasest on selle show ametlik e-maili aadress saade@tehnovaade.eu. Minul on heigo@tehnovaade.eu. Ja minul on Marko@tehnovaade.eu. Tehnovaade.eu. Siis on, jah, aga aadress on ikka sama, www.tehnovaade.eu. On täiesti uus lehekujundus, nagu te näete, oleme me uued meeskonnavärvid on meil ja uus logo on meil ja... Endisest haledast sambla rohelisest lehest sai nüüd väga vinget värvi roheline värk. Jah. Nii et loodame, et meeldib ja kindlasti minge vaadake uus lehekülg üle. Jah. Lehekülje saate ka infot, kellele krediiti jagada, vinge logo ja võimsa kodulehekülje eest. Jep, täpselt nii. Ja siis, mis meil siis veel on? YouTube näeb ka nüüd ilus välja. YouTube näeb ilus välja ja... Twitter näeb ilus välja. Ma arvan. Põhimõtteliselt nüüd said kõik siukse ühtse kuue selga ja peaks ise ka venema endale valgeid ja rohelisi riided ostma vist. Ilmselgelt. Jah. Aga tegelikult me ainult ei heieta enda vingete saavutuste üle, vaid me kiidame ka Apple'it. Muidugi. Apple tuli välja järjekordse iMaciga, mis on täiesti amazing nagu. Maksab ka väga palju. Baasmudel iseenesest ei maksa üldse palju. No okei. Ja see on juba rohkem kui küll keskmisel kodukasutajal. Okei. Mis meil siis siin on alustuseks? 1200 taala ja 1200 taala, jah. Full HD 21 tolline monitor ja IPS paneeliga, mis on siis värvuse süsteemilt, nagu värvisüsteemilt niimoodi sobiv ka disainerile. Mitte ainult nagu tavalisele kodukasutajale. Sees on 4-tuumalised protsessorid, 2-tuumalisi enam ei saa. Nagu selles mõttes juhul, kui te peaksite mingi nimeliku põhjusel seda tahtma, siis ei saa. Väga hea graafikakaart, väga hea prose, märgid, särgid. Aga kui te tahate, siis te võite koostada kallima versiooni, mis maksab umbes 2000 taala. Sellel on juba vingem prose, rohkem mälu ja rohkem kõvaketast. Ühesõnaga, need kõrgema taseme omad lähevad ikka juba väga võimsateks. Ma proovisin korraks ühe poes kokku panna, seal 3500 taala. Said nagu tippmudel, jah? Ei no seal ma sain veel sinna asju juurde panna. Ühesõnaga, hinnad on väga varieeruvad, aga nagu siin eelmine saade räägitud, et ärge ostke, siis ärge ikka veel ostke, sest Eestis need on väljas ei ole. Aga kui teil arvutil seal taga ei ole ühte või 2 Thunderbolti ehk pisikese välgunoolekesega augukest, siis see on vana mudel. Jah, siis seda ärge ostke. Sellel ei ole veel väga mõtet. Küll aga inimesed, keda ei huvita need uuemad asjad, siis ilmselt on vanad odavamad. Varsti küll, kui mitte juba praegu. Mis meil veel on odavam? Meil on odavam versioon Galaxy S-ist. Jah. Oskab ainult Wi-Fi võrgus teha igast täpselt samu asju, mida Galaxy S oskab teha. Temaga ei saa helistada, temaga ei saa 3G võrgus ühenduda ega videochatte teha ega midagi. Ehk siis otsene konkurent iPod Touchile. Ja siuke meediamängija on saadaval nii 4 kui 5 tollisena ja peaks varsti saabuma poodi teie lähistel. Android 2.3 saab seal peal olema ja hinnad, ma arvan, et saavad olema sellised konkurentsivõimelised iPod Touchi omadega. Ma arvan, et nad on samad, jah. 5 tollina võib-olla oli kallim, aga 5 tollina võib sipa kallim olla, aga noh. Miks ta peaks? Miks ta peaks väga palju olema? Ma arvan, et ta on umbes siukse 32 gigas iPod Touchiga samas hinnas, et umbes nii ta võib tulla. Igal juhul selles suhtes, et kellel nagu, kes tahab neid Androidi võlusid saada ilma selle hullu hinnata nagu kõrgeklassi telefonidel, siis ilma helistamise ja ilma 3G-ta on see väga tubli tööloom ja väga hea variant kindlasti.
jah, kui teile meeldib telefon, mis peab vastu ikkagi nagu nädal aega järjest ühe laadimisega ja samas ikka tahate käia tegema sellist asju. Androidi poes käia shoppamas. Jama on küll muidugi selle asja puhul see, et tal ei ole 3G võimalust. See 3G on ikka jama, jah. Et muidu võiks teda kasutada ju täitsa nagu laptopi. Kahjuks seda teha ei saa. Kahjuks nii. Sony. Tegelikult ei olegi Sony. Kurat, mul nimekirja vale. Meil on Fring. On selline siuke lahe programm, mis sobib iPhone'ide peale, sobib Android telefonide peale, sobib Nokia telefonide peale. Fring oli ennem see programm, mis oli igal pool ja lasi teil Skype'iga ühenduda ja teil oli võimalus teha läbi selle nagu Skype'i kõnesid. Siis läksid Fring ja Skype tülli oma vahel. Nüüd enam ta Skype'iga ei ühildu. Küll aga saate te teha 4 grupi videokõnet. Jah, et asi on läinud, nad on üksinda väga kõvasti edasi arenenud. Väga paljud, mina kaasa arvasin, et ta langeb ära pärast seda, kuna ta oli just, põhikasutajad temal olid ikkagi need, kellel ei olnud seda programmi nii-öelda selle oma platvormil olemas ja siis sa said nagu läbi selle kasutada Skype'i. Aga tundub, et vähemalt praegu neil veel investeeringutest raha natukene üle on ja suudavad nad areneda, et ise, eks siis ajalugu näitab, või tulevik näitab, kas tast midagi saab ka või mitte. Windowsi operatsioonisüsteemidega telefonidele see kahjuks ei sobi. Samuti ei sobi sinna Skype, nii et te peate enda sõpradega näost näkku suhtlema. Jah. Aga Sonyga on... Ei ole jälle Sony. Facebook on või? Facebook maksab hirmus palju. Või tema väärtust hinnatakse siis praeguseks hetkeks ligi $100 miljardile. Ehk siis 3 kuu palk. Palju õnne, olete nii meie kui ka ilmselt teie olete päris hästi Zuckerbergile raha sisse toonud. Ja see on ikka hullumeelne, kui lühikese aja jooksul on Facebook niivõrd suureks kasvanud, et see on täiesti hullumeelne. Ja kuulujutud on, et järgmisel aastal lähevad nad avalikuks. Nad on siiamaani ei ole avalik firma börsil nagu kaubeldav, et tundub, et nad kuulujutud käivad, et järgmisel aastal see juhtub, et siis võite kõik rõõmsalt omale ühe Facebooki aktsia osta. Rohkem ei soovita. Lihtsalt sellepärast, et seal ei ole mõtet. Vaevalt, et ta kõrgemale tõuseb. Nojah, seda ka. Just. Aga ei, Sony ikkagi. Mis seal Sonyga on? Nüüd on Sony. Sonyga on kehvasti, ütleme nii, et kui te olete PlayStation 3 kasutaja, siis tunneme teile kaasa nagu väga sügavalt. See oli siis 2 nädalat tagasi umbes, jah. Tehti neile rünnak, ehk siis virtuaalne rünnak, küberrünnak ja tungiti sisse nende nagu andmebaasidesse ja nende andmebaasidesse, kus asusid kasutajate sisselogimised, paroolid, seal olid nende e-mailid ja seal lisaks sellele olid veel nende kodused aadressid, nende vanused, krediitkaardi numbrid, nende täisnimed. Ühesõnaga mitte midagi väga olulist on ju. Suva. Ja mis selle asja nagu kurvaks teeb, on see, et nad väga pikka aega ei teatanud, mis tegelikult juhtus. Et tänaseks oleme me nüüd selgusele jõudnud, et nad on seda kinnitanud, et see oli pahatahtlik rünnak. On saadud kätte kõik nii-öelda isiklikud andmed, aga sellest põhirünnakus nad ei väida kindlalt, et krediitkaardi andmed on lekkima läinud. Küll aga imet, et veel teha asja hullemaks, tuli eile või siis täna, oleneb kust ajavööndis sa elad. Tuli teine laks, saadi ligi veel 24 miljonile kasutaja infole ja sealhulgas ka iganenud andmebaasidele, mis olid aastast 2007 uuendamata ja sealt läks kaduma Euroopa krediitkaardi numbreid umbes sealt 25 000 umbes selles mahus. Halb.
me nüüd ei tea, enne seda teist rünnakut nad lubasid, et selle nädala lõpuks saab PlayStation Network uuesti ülesse ja töötama. Me nüüd ei tea, kui palju see uus rünnak seda edasi lükkab, kui lükkab. Igal juhul kõik PlayStation 3 kasutajad esiteks, kui te kasutate seda parooli, mis teil on Facebook või seal PlayStation Networkis kasutusel, siis kuskil mujal veel kasutate, mis on halb, aga väga paljud inimesed seda teevad, siis palun muutke igal pool ära see lihtsalt teie enda heaolu eesmärgil, et teil ei oleks mingeid jamasid. Kui te olete midagi ostnud krediitkaardiga PlayStation Networki kaudu, ma ei tea, kas Eestis võimalik on või ei ole. Ei oska öelda. Ma ei ole seda kahjuks, ma ei ole ise kahjuks PlayStation 3 omanik ja ma ei oska seda öelda. Kui te olete midagi ostnud, siis palun veenduge, rääkige pangaga, et selline oht on olemas, et teie krediitkaardi number on lekkinud. Et tagumine 3-kohaline kood kindlasti ei ole, aga on oht, et teie krediitkaardi number ja kehtivusaeg on lekkinud. Ja põhimõtteliselt ega te muud palju teha ei saa, et kui te... Vahetagi kaart ära. Jah, et kui teie aadress ja nimi ja sünniaeg on kaduma läinud, siis kahjuks sellega ei saa midagi teha, et loodame, et midagi ei juhtu. Selline väga tõsine asi, ei oskagi kohe nagu midagi öelda, et kõige kurvem ongi asi just selle juures, et Sony väga kaua eitas ja ei andnud informatsiooni, mis tegelikult juhtus, nii et eks me näe, sellele veel küll me infot saame, et asjaga tegeleb edasi FBI. Oi, nii tõsine värk. Ongi. Jah. Me oleme ka tõsised inimesed. Oleme küll. Me tegime sõprade abiga hullult laheda lehekülje. Sealt saate ligi. Jah. Minge käige vaadake, kirjutage kommentaarides või saatke meile isiklikult kirjad, kui te taha seda avalikult nagu sõimata. Aga muidu on meie üldiseks e-maili aadressis, kas alates tänaseks kordame selle veel mitu korda üle, see on saade@tehnovaade.eu. Ma ennast natuke aega, paar tundi tagasi saime need e-maili aadressid, nii et palun vabandust. Mul enda maa jäi hästi meelde. saade@tehnovaade.eu on see õige. Kui te tahate personaalselt meile kirjutada, siis vastavalt kas siis Marko või Heigo @tehnovaade.eu. Siukest versiooni ei ole nagu Marko ja Heigo see on saade@tehnovaade.eu. Saatke sinna värki ja andke kriitikat, andke soovitusi, mida te tahate näha, mida te tahate muuta. Ja üleüldiselt põhimõtteliselt ka. Jah, kui te leiate, jah, see on ka, et meil on seal kindlasti vigu veel seal lehel, et me oleme neist teadlikud. Andke meile nädal aega umbes, et need sellised suuremad asjad seal ära lihvida, aga üldiselt peaksid meie lood olema loetavad, meie postitused olema otsitavad ja videod vaadatavad. Just nii. Aga ärge unustage minna ka Facebooki, facebook.com/tehnovaade. youtube.com/tehnovaade. Ja Twitteris oleme ka Tehnovaade. Ja meie oleme Tehnovaade. Järgmise korrani. Tšau. Tšau.